Uues Moodle kujunduses on muutunud eelkõige siis paneelide asukoht ja peitmise võimalus. Ehk siis nüüd on tekkinud siia vasakusse nurka ka niinimetatud hamburgeri ikoon, mis võimaldab teil siis vaadet laiemaks teha või vastupidi siis tuua menüüd nähtavale, mis vasakul pool asuvad. See on esimene asi, mida näeb veel ilma sisse logimata. Lisaks loomulikult hitsale omane kujundus ehk siis hitsa värvides. Ja kui me nüüd sisse logime, siis muutub ka meie isikliku töölaua vaade. Et me sattumegi kohe enda töölauale. Meie nimi ja pilt on olemas, kui te kasutate profiilipilte ja mis siin on muutunud. Jällegi meil on võimalik seda menüüd ära peita või nähtavale tuua. Nüüd ei ole meil nagu eraldi navigatsiooniblokki ja seadistuste blokki vasakul tavapäraselt, vaid ongi ainult üks blokk, kuhu on pandud siis meile kõige rohkem vaja minevad valikud või kursused. Näiteks minu kursused on teil siin kohe ära loetletud ilusti. Lisaks saate vaadata oma kõikide kursuste kalendrit, ehk siis kalendrit, kuhu on lisatud kõikide kursuste sündmused korraga. Saidi kodu on siis Moodle'i avaleht. See ei ole nüüd teie isiklik töölaud, vaid kogu Moodle'i avaleht. Et lähme töölauale tagasi ja näeme siis siin meie töölauda, kus on ainult meie asjad. Nii, ja üleval pool on tekkinud nüüd nupud, et teil oleks lihtsam leida teid puudutavaid asju. Siit saate alati, need nupud jäävad siis teile kogu aeg nähtavale, kui te olete sisse logitud, ka kursuse vaates, et siit te saate kiiresti liikuda töölauale tagasi ja saate vaadata märguandeid, kui te tellite neid seadistuste all mingisuguseid, saate lugeda sõnumeid, Moodle'i sisesed sõnumid on siin all siis. Saate vaadata oma andmeid ja vajadusel neid ka muuta, näiteks lisada profiilipilti, muuda profiili all või oma e-posti aadressid, kui te vahetate näiteks töökohta või õppeasutust. Et konto jääb samaks, aga siis meil aadressi võiks ära muuta. Kui teil see ka muutub, siis edasi on hinded. Need hinded on nüüd teie enda hinded, teie kui õppija hinded. Te näete siis iga kursust, mis teil on, kus te osalete, kas ükskõik mis rollis, et kuidas teil seal läheb koondvaates. Nüüd sõnumitega on ka veel eraldi nupp olemas, kus te saate siis vaadata, mis sõnumeid te olete saanud ja siit ise ka siis oma kontaktidele kirjutada sõnumeid. Eelistuste all saate te siis juba täpsemalt määrata lisaks profiili andmetele ka muid andmeid. Näiteks foorumi kohta, kui te tahate tellida teatud foorumite postitusi endale e-postile, siis siit saab seda kõikide kursuste kohta korraga sisse lülitada. Oma eelistatud keelt, mis keeles teile nüüd see Moodle'i enda keskkond on vaikimisi ja ka kursuste keskkond. Ja nii edasi, et neid te saate siis eraldi uurida. Need ei ole muidu muutunud, lihtsalt nüüd see nupp, kus teie eelistused asuvad, on siin üleval. Ja välja logida saate kohe siit nupu alt. Et nüüd on see hästi nähtav. Lähme töölauale tagasi ja nüüd vaatame, mis meil siin veel on. Luba muutmise nupp on siin nii nagu ka vanasti oli minu kodu, eks ju, nüüd on töölaud. Seal sai samamoodi oma töölauda natuke seadistada nii nagu teile sobib, aga seda ei pea tegema, lihtsalt see võimalus on teil olemas. Te saate neid blokke, kui muutmine on sisse lülitatud, lohistada siis näiteks üles allapoole või paremale vasakule. Et vaikimisi on teil antud teatud väljanägemine, aga te saate seda alati muuta või mõnda blokki üldse ära võtta siit näiteks. Et siin on ka hammasratas, seadistused, nool alla toimingud, et siis kas peita või ära kustutada kogu blokk. Näiteks kui te ei õpi või te oletegi ainult õpetaja, siis õppimise blokki võite ära kustutada, eemaldada, et siis te näete, mis kursuseid te õpetate ja vastupidi. Kui te olete mitmes koolis õpetaja või õppija, siis te näete siin ka minu koolide valikud, kus te osalete.
Ja kalender ja kõik muud plokid on teil võimalik siit siis kas lisada või eemaldada vastavalt soovile. Nii, et lisablokk tekib nagu ikka, vanasti oli siin vasakul, päris all tuleb ära kerida, siis te näete, et te saate neid blokke siia ka juurde lisada ja olemasolevaid vastupidi siis juba siit ära eemaldada. Et see on ka vanasti nii olnud. Küsitakse lihtsalt üle, kas sobib, et me eemaldame. Nii, ja kui te nüüd tahate oma kursustele minna, siis töölaual on võimalik teil vaadata kahel viisil oma kursuseid. Kas siis ülesannete vaatena, ehk siis kui te olete õppija, teid huvitavad pigem ülesanded, mis on saabumas, mis tulemas, et sellepärast võib-olla see vaade on teil esimene, kui te sisse logite. Õpetajana teid huvitavad pigem siis kursuste vaade, ehk siis teie hetkel toimuvad kursused või siis tulevased kursused. See, kuidas neid sorteeritakse, sõltub teie kursuse alguskuupäevast, mis teil on siis kursuse sätetes määratud. Hetkel toimuvad on siis need, millel ei ole lõpukuupäeva, mis ongi siiamaani teil avatud. Nii, ja neid näeb siis nii siin kursuste vaates 3 erineval viisil kui ka vasakul minu kursuste all on samamoodi olemas teie kursused. Et kui te kerite alles, te näete, et neid lehekülgi, kursuste lehekülgi on päris mitu. Kui teil on palju kursuseid, siis üleval pool on ka kursuste otsing. Et otsite mõnda kursust, mis teil on, aga siin võib-olla ei ole kohe näha. Siis panete otsingusse nime järgi ja peaks siis ka välja tulema näiteks infoturbekoolitus. Et hakkate lihtsalt trükkima ja kohe hakkavad need kursused siia alla tulema. Nii, et nii palju on siis muudatusi töölaual kursuste vaates.